Mina olen Karolin Konrad ja ma õpin Tartu Kõrgemas Kunstikoolis Pallas ja võitsin selle aasta kevadel siis hotell Pallase maalikunsti stipendiumi. Meil osales sellel konkursil 2 kursust. Valmistusime ette päris pikalt, terve semestri jooksul. Ja kõigil oli juhendajaks siis Kaspar Tammsalu. Ja semestri lõpus oli siis komisjoni ees kaitsmine. Ja siis valiti mind võitjaks. No tegelikult see oli ikkagi päris suur ehmatus võita seda, kuna ma sain kohe aru, et nüüd ma pean päriselt tööle hakkama. Nende maalide tööprotsess minu puhul oli üsna ebatavaline tegelikult, kuna tavaliselt mulle meeldib üsna kiiresti maalida ja ühe istumisega isegi maal ära lõpetada. Aga neid maale pidi tegema just kihthaaval ja hästi kaua. Ehk siis lasuurimistehnikas. Nii et mul oli suve jooksul 3 maali ees ja siis ma iga päev sain teha 1 kihi. Õnneks oli soe suvi, nii et ta kuivas üsna ruttu ära ja järgmine päev siis jälle järgmise kihi. Niimoodi rahulikult. Minu näituse teemaks on varju minemine, müüride taha peitu pugemine, just nagu maailmast eralduda proovimine. Ja siis see, kuidas see on tegelikult võimatu. See on üks selline elutahk, mida ma ise väga teravalt kogen. Ja mulle tundub, et suur osa maailmast või tähendab siis nagu rahva hulgast on ka mingi sellise illusiooni küüsis. Need motiivid maalidel on küll väga kirikuga seotud, aga ma ei ole mingi usutaustaga, vaid ma lihtsalt nägin seda seost ükskord Niguliste kirikus talvel, kui aknast paistis sisse sinine külm valgus ja seinad olid soojad, kuigi nad tegelikult ilmselgelt peavad olema külmad. Ja sealt tuli nagu see motiiv, mis siis arenes edasi ja seda avastades ma suutsin nagu panna selle mingitesse sõnadesse siis, mida see ütleb minu jaoks. Siis kui meil see valmistumine oli komisjoni ees kaitsmiseks, siis minu üks esimesi tagasisidesid, mis ma sain, oli, et mõtle välja, millised on maalid ja milline ruum tuleb. Ja see lihtsalt tuli kuidagi ühe korraga kõik, et see peab olema just täpselt selline. Ta mingis mõttes peegeldab nagu seda kiriku arhitektuuri või kujundust, kus mõlemal pool on aknad nagu täpselt vastakuti. Ja siis need kardinad justkui teevad ka selle seina nagu pehmemaks. Kui vaataja siia ruumi tuleb, siis ta võikski mõelda nagu iseendale sissepoole. Keegi meist ei saa minna läbi elu ilma midagi puudutamata. Vaataja võiks proovida tajuda seda ruumi tervikuna. Kuigi ka iga maal ütleb justkui mingit oma sõnumit, siis üldiselt nad moodustavad ikkagi koos selle terviku, nagu koorilaul moodustab ühtse kõla.